Ahoi, siis järjekordselt oleme siis jõudnud oma diskussioonidega keskpaika sel mereteel ja järgnevalt on üks äärmiselt huvitav eriala ehk siis laevamehaanika. Näete kolme tugevat, särasilmset, tarka, jõulist meremeest enda ees ja saame siis alguses tuttavaks. Kes te olete ja mis te teete? Jah, võime siit alustada ja püsti ei pea tõusma minu järgi. Tundke mugavalt. Tere, minu nimi on Tarmo Post ja olen tegev laevamehaanik ja selle kooli vilistlane ja ka kutsekooli, merekooli vilistlane, et minu ka õppekarjäär algas juba peale põhikooli merendusvaldkonnas ja liikusin edasi Mereakadeemiasse siia ja lõpetasin veel magistratuuri laevatehniline eksplossioon ja juhtimine. Ja teise käega olen ka olnud siin lektorina, õppejõuna, et ikkagi oma teadmisi merelt tulles meie tudengitele edasi anda vahetut ja värsket. Ja, võtan sinna üle siis Kirill Izmailov on minu nimi, et hetkel ma töötan riigilaevastikus laevaehitusprojekti juhina, aga samuti nagu Tarmogi olen lõpetanud Mereakadeemia laevajõuseadmete erialal ja samuti magistriõppe. Peale kooli lõpetamist läksin siis merele, töötasin motoristina, siis hiljem vahimehaanikuna. Ja aastal 2010, kui ma lõi petta oktoobris, läksin kaldale tööle. Ja minu esimeseks töökohaks kaldal oli siis Politsei- ja Piirivalveamet, kus ma olin siis väikelaevade haldur esialgu. Ja siis olin suurte laevade haldur ja lõpuks 2020 olin ka kalda grupi juht ja kalda grupp vastutas meil siis kogu Politsei- ja Piirivalveameti veepargi tehnilise haldamise eest. Ja aastast 2022 läksin üle siis alguses Transpordiametisse ja siis ka hiljem riigilaevastikku ja hetkel tegelen laevaehitusprojektidega ja hetkel on minu projektiks siis riigi jaoks ehitatava uue multifunktsionaalse töölaeva projekti juhtimine. Hetkel kõik, annaks seda edasi. Selge, aitäh. Tere, minu nimi on Mark-Mihkel Eiche, olen 3. kursuse laeva elektrimehaanika tudeng. Nüüd nii vägevat tausta mul veel ei ole kui eelmisel 2 rääkijal, aga olen oma teenistust täitnud Eesti mereväes, sõitsin kaasa seal mõnda aega, nii tegevteenistus kui ka ajateenistuses, põhilist kogemust on hetkel sealt ja nüüd peale seda aastat on plaanis minna pikemaks ajaks merele. On küsimusi? Kõik on väga hea ja näete, et väga selline väga kireva taustaga seltskond on siin ja näete siin ekraani peal QR-koodi ka, et skaneerige see sisse ja siis te saate küsimusi küsida ja parimale küsimusele anname ka uskumatult head auhinnad, et julgustan teid siis küsima. Ja kui keegi tahab ikka väga midagi küsida, siis tõstke käsi, et laseme ka selle läbi, et kindlasti laevamehaanika eriala on äärmiselt huvitav ja üks Eesti Mereakadeemia parimaid erialasi kindlasti nagu ka ülejäänud erialad, aga et tõstke siis julgelt käsi ja olge aktiivsed ja jätkame siis. Et äkki Tarmo, sa räägid, et mis see laevamehaanika on, et kas veits inseneeriaga seotud või näputada üliseks teha, mis see laevamehaanika tähendab üldse, et mis see eriala on? Laevamehaanika eriala on üks väljakutseid toov eriala kogu sinu tööaja vältel. Võin öelda, et selles töös rutiini ei teki. Nagu tehnikaga ikka tuleb tegeleda nende hoolduse, remondiga ja mis veel kõige tähtsam,
tehnika muutub kaasaegsemaks ja pidev õppimine ja enese täiendamine. Et siit koolist saame kõik väga head algteadmised ja stardiplatvormi tehnikaga toime tulemisega. Ja võib-olla hea oleks öelda, et selles tehnika valdkonnas orienteeruda ja väljakutseid lahendada. Ja selle stardi pealt juba ei ole mingit takistust. Laevamehaaniku ülesanne laevas on nagu juhtida väikest linna, mis koosneb kõikidest nendest vajadustest, millest koosneb üks Eesti väikelinn, võiks öelda. Võib võrdluseks tuua, et elektrienergia või võimsus, mida me peame seal haldama, on võrdväärne ühe linna energiakuluga. Ja pluss sellega kogu need kommunikatsioonid ja seadmed, mis te ette kujutada, et alates eluruumidest, kokandus ja kogu selle linna liigutamine erinevate maailma riikide vahel. Et ma arvan, et see on selline jätkuv väljakutsete jada, mis kogu aeg arendab sind ja sa ei jää ühele koha peale seisma, et võib tunduda, et öeldakse, et vahetad eriala iga 5 aasta tagant või mis see optimaalne aeg on, aga mina ütlen, et see on läbi elu kestev õpe ja töö, millest kunagi ei väsi ega ei tüüta. Ma arvan, väga kena vastus ja ma arvan, et nii kohal saalis viibeb kui ka ekraani taga vaatajad said väga hea ülevaate. Jah, siin on jälle üks entusiastik noormees, kes küsi oma küsimus. Kui palju te sõidate õppima uusi masinaid, kui nad tulevad? Selleks on olemas täiendkoolitused nii ettevõtjate poolt kui iseennast seadmetega kurssi viia. Et kui tuleb uus tehnoloogia välja, siis täiendad nende teadmistega ennast kas läbi täienduskoolituste või õpid ise ja tuleb praktika käigus. Et ühe koha peale vana süsteemiga nagu seisma ei saa jääda, siis näed ka progressi endas. Aga kui tihti? Kui tihti? Et jooksvalt kogu aeg, et enese täiendamine võib olla kogu aeg, see on nagu pidev protsess. Et seda ma ei saagi öelda mingit ajahetke, et mul on teatud ajajärgi pean täiendama. Kuigi, mis puudutab siis kogu laevapere ohutust, siis meremehed koolitavad ja viivad kurssi kogu ohutus ja nõuetega läbi täiendkoolituse kursustega, mis on ka kohustuslikud, et ka nendega kaasas käia. Jah, ma arvan, see on väga õige vastus, et eks see tehnoloogia areneb pidevalt ja tulevad erinevad rohekütused ja erinevad sellised integreeritud tehnoloogiad ja eks laevamehaanik ongi nagu siis kirurg mõnes mõttes, kes hoolitseb laeva tuksuva südame eest. Ma võiksin öelda, et laevamehaanik on orkestri juht, nii et sa pead seda taktikeppi seal laeva sees vehkima ja et orkester sinuga kaasa läheb, siis laev sõidab ka ohutult ja sujuvalt. Jah, aga Mihkel, kui sa oled meist nüüd kõige värskem tudeng, on mul õigus? Just nii. Et räägi, kui nüüd spordimehelikult küsida, et kuidas läinud on ja mis sel teekonnal on olnud sellised tipphetked, natukene raskemad. Räägi oma meredest siiamaani. Kuidas sa kirjeldaksid seda? Et ma tean, et sa oma meredest? Mereteest, selles mõttes nagu õppevältel, õppeteekonnast, et ma tean, et sa oled ka nagu hunt kriim siin, et teed palju asju ja jõuad igale poole.
noh, siin Mereakadeemias olles on ikka igale poole jutud jah, et paar päeva tagasi käisime Kuressaares, vaatasime, kuidas seal väikelaevu ehitatakse, nägime neid laboreid, siis meil siin endal kohapeal laboris on hästi palju tehtud, seda näete hiljem ise ka, et meil on Johan Pitka pealt diiselmootor siin ja harjutame selle peal montaaži, remonti, hooldust, et võtame ise ka kolvi koos hülsiga välja ja siis vaatame, kuidas ta on kulunud, mis tema parameetrid, kuidas need muutunud on, ka vändvõlli, vaatame, et kas ta on sissepoole vajunud või on ta selle nagu üldist painet, kuid koolide jooksul on väga palju eredaid hetki olnud siin kursakatega koos mingeid asju tehtud, tunnid, mis on niisugused hästi põnevad olnud, hästi harivad, et nüüd just oli meil ühe õppejõuga ohutus ja töökorraldus ja seal õppejõud näitas meile, et mis juhtub siis, kui midagi läheb valesti, erinevad tulekahjud ja millest need võivad tekkida, et seda oli tore reaalselt näha, et kui sa muidu õpid niisugust nagu teooriat on ju, räägitakse selle sulle, et millest võib tekkida, aga kui sa nagu päris näed seda, et mis võib tekkida, siis see paneb ise ka mõtlema, et paremini vaatama mingeid asju. Jah, aga sa võiksid, siin on meil entusiastlikud noored inimesed saalis, et kuidas need esimesed aastad mööduvad, et mis on sellised tõusud ja mõõnad ja mis võib algul raskusi valmistada, kuid pärast mõtled, et ei olnud midagi, pigem oli kasulik ja et alla ei tasu kindlasti anda, eks. Jah, esimesed aastad mööduvad füüsika kaisus, et sellest ei saa üle ümber. Laevamehaanika on hästi tugevalt seotud inseneeriaga. Kui sa laeva peal töötad, siis sa pead mõistma seal toimuvaid protsesse, kuidas midagi põleb, kuidas midagi põlema läheb ja selle aluseks on kõik füüsika, elektrifüüsika, termodünaamika, kõik Newtoni seadused ja veel hüdrodünaamikani välja. Kogun hetke. Alles kui baasfüüsika on omandatud, mis on alguses küll keeruline, eriti kui sa tuled otse gümnaasiumist või sul on mingi pikem paus vahele jäänud, siis selle omandades on palju lihtsam omandada hiljem mingid spetsiifiliste seadmete, kuidas need töötavad. Et jällegi tsentrifugaalpumbad on ju, kuidas need omavahel käima lähevad, igast separaatorid, mis eraldavad kütusest vett ja mustust, jällegi toimub füüsilised protsessid ja selle aluseks ongi esimene aasta, et meelde tuletada kõike seda, mis põhikoolis sai korraks pähe tuubitud ja ära unustatud. Midagi ületamatut ju ei ole, et saab ilusti hakkama. Midagi ületamatut ei ole. Ise pead vaeva nägema ja kui tekib probleeme, siis tõenäoliselt su kursakatel on ka samad probleemid ja tasub nendega ühendust võtta ja koos leida lahendused, sest et ka laeva peal töötades sa ei ole üksinda, sa töötad koos meeskonnaga ja kui sa üritad üksinda seal alla mingi 300 meetrist laeva korda teha, no see pigem ei õnnestu, et ikkagi koos meeskonnaga ja koos tehes. Ja absoluutselt, eks Mereakadeemia nagu laevaperegi on siin ühtehoidev harmooniline perekond, kes üksteist ju hätta ei jäta. Aga Kirill, räägime siis natukene teie mereteest ja sellest, kuidas te ka kaldal tööd leidsite, et ma arvan, see on väga, väga hea näide, et on võimalik töötada nii merel kui ka kalda peal ja kuidas see üleminek toimus, et kas oli raske või keeruline? Ja ei olnud midagi rasket, aga ma alustan sellest, et ma alati teadsin, et ma lähen kaldale tööle, et isegi siis, kui ma Mereakadeemiasse sisse astusin, et mõtlesingi, et sõidan paar aastat merd, saan natuke praktikat ja siis leian endale sobiva, hea ja meeldiva koha siis kalda peal. Ja niimoodi juhtuski, et peale kooli töötasin natuke aega Tallinkis ja vahimehaanikuna ja siis üks tuttav pakkus kohta siis kaldal. Ütles, et me hakkame siin PPA laevastikku arendama, et tule, proovi, et ehk hakkab meeldima. Jah, kuna plaan selline oligi kohe minna, siis nõustusin. Algus oli natuke, kuidas öelda, põnev, et
tuled hoopis teise töö peale, tuled kontori töö peale, et aga elad sisse vaikselt ja läheb. Töö sisu lõppude lõpuks ta oli ka seotud ju merendusega, sa pidid korraldama laeva mootorite remonte, laeva remonte, et kõiki neid dokkimisi ja muud, et neid teadmisi saad ju Mereakadeemiast, et laeva remondist natuke ja mootorite remondist ja kõike seda. Nii et ei olnud keeruline. Aga mida ma veel ütlen, et siis kui ma valisin, et kelleks õppima minna, et mehaanikuks või tüürimeheks, ma ka küsisin avatud uste päeval, et kes leiab paremini tööd kaldal pärast. Ja mulle tol ajal öeldi, et mehaanikud kindlasti leiavad paremini tööd. Et näiteks sa saad minna laeva ehitusettevõttesse, kes meil laevu ehitab siin, et Baltic Workboats, Balti laevaremondi tehas, et kus sa veel saad minna, et nendes firmadesse, mis tegelevad laevaremondiga, mootorite remontidega, et laeva abi siin meil ja LTH, et muud ettevõtted. Seal tegeletakse ka laeva retrofitidega ja üldse laeva remontidega, muu töödega. Ja niimoodi saigi otsustatud, et õppima lähen mehaanikuks, ja mehaanikud pidid leidma lihtsamini tööd. Ja ma arvan, Tarmo võib kinnitada, et see on ilmselt ju praegu samamoodi, et mehaanikutel on natukene kergem maa peal leiba teenida kui Tüürimäel võib-olla. Ja suheldes ka siitsete kooliste vilistlastega ja kes on ka läinud maa peale tööle, siis absoluutselt täiesti erinevates valdkondades. Ta isegi ei pea olema laeva ehitus või laeva remont, mida maa peal tehakse seoses laevadega, vaid ka teised tööstusettevõtted, kus on suured tööstuspingid, automaatika seadmed, tehased, et meie eriala on selline inseneriline mehaanik, siis ja kõik, mis on seotud küttega, soojusvahetustega, küttefirmad, need kõik otsivad meie tudengeid ja otsivad ka autotööstuse ettevõtted, kes remondivad, hooldavad näiteks auto kütusesüsteeme, pumbad, pihustid. Et meie selline õppekava on niivõrd põhjapanev kogu selle mehaanika valdkonnale, et töö otsimine ei ole probleem, kui väsid ära seilamisest. Ja kui võtta võib-olla plussid ja miinused, näiteks kui kas siis töötada merel või maal, siis mul tekkis siin enne just selline mõte, et maa peal on elu selline kiire kogu aeg, on ju, et kogu aeg midagi tegema, peab käima ja kohustused ja siis nagu see on tänapäeva populaarne nagu see läbipõlemine ja väsimine, siis vahetustega töö merel, sa lähed laeva, oled oma valdkonna spetsialist, laev töötab kui orkester ja meeskond, siis iga meeskonna liige teab, mida ta teeb, on professionaalne, teed selle laevatöö ära ja kui sa tuled maa peale, siis sa tuled kui ainult ju puhkama ja vaatad siis seda siblimist, mis siin siis maa peal on. Ja väga suur pluss on maalt merele tööl käia. Kui mina tulen maa peale, siis minul on olemas vahetusmees, kellele ma annan üle oma võtme, telefoni, arvuti, kes jätkab minu tööd ja
ja ta on alati targem kui mina, sest alati teine vahetus on lollim, on ju. Teine vahetus midagi ei tee. et siis sa unustad selle laevatöö ära ja sa keskendudki puhkamisele, perele ja oma vaba ajale ja kvaliteetsele elamisele. Ja üldiselt saab selle eest ka palka, kui sa puhkad. Et palgaarvestus käib järjest, aga sina oled võib-olla poole aja oled maa peal. Et saad finantsiliselt rahulikult neid hüvesid siis ka kasutada, mida oled teeninud, et ei pea kogu aeg jooksma ühest kohast teise. Väga kena vastus. Mihkel, sul oli midagi? Nojah, et kui me võrdleme korraks automehaanikuga, siis automehaanikuna sa töötad üksinda, aga sul tuleb mingi 10 erinevat autot, mis on 10 erineval moel ehitatud. Aga laeva peal sa töötad 10 ja sul on ainult üks objekt, omaenda laev, ja seda kogu meeskond juba tunneb väga hästi, mis seal esineb ja saab väga hästi nagu korras hoida. Jah, ma arvan just nii, on Mihkel, sul on ka paar küsimust, et sa ennem rääkisid, et sa oled mereväes käinud ja seal on olnud ka tegevväelane. Et mis sa näiteks noorele inimesele praegu soovitaksid, et või ka vanemale, et kellel on veel ajateenistus tegemata, et kas on võimalik mingit praktikat juba seal mereväes teha või kas siin mereväge ja siis Mereakadeemia õpinguid on ka võimalik omavahel kuidagi integreerida? Peaks olema võimalik küll. Hästi paljud Mereakadeemia vilistlased on hiljem läinud ka läbi Kaitseväe Akadeemia ja saanud ohvitseriks Eesti mereväes. Ja praegused Kaitseväe Akadeemia kadetid, kes õpivad siis vanemmehaanikuks või kapteniks, on läbinud mitmed kursused just Mereakadeemias. Nüüd, kui ajateenistus on ees, siis ajateenistusest mereväes on võimalik saada 2 kuud praktikat. Ma ise sõitsin pool aastat, reaalsuses on pool aastat mul praktikat, aga kirjas on ainult 2 kahjuks, aga sellegipoolest töötab. Ja täiesti võhikuna oli mereväes väga hea kaasa sõita, sest seal samamoodi kohalikud mehaanikud õpetasid mind välja ja kuna ma sõitsin nendega pikalt kaasa, siis mul oli võimalus koha peal kogu aeg küsida mingite erinevate seadmete kohta, et kuidas miski töötab ja et kas ma saaks seal kaasa aidata või mida iganes teha. Ja. Et mereväes said juba ülevaat ära, mis sind akadeemias võib ja tsiviilavenduses võib ees oodata. Et selles mõttes on ju... Jah, et just mereväes käimine kinnitas mul selle valiku, et ma tahan tulla laevamehaanikat õppima, sest muidu ma olin juba nagu sisse astunud, mõtlesin, et see võiks nagu huvitav olla ja siis mereväe kutsega sain lõpuks seal nagu ka praktiseerida seda ja seal siis kinnitas täiesti ära, et võt see on see, mida mina tahan ka 10 aasta pärast teha. Küll mitte mereväes, aga kuskil mõne suurema kaubalaeva peal. Et neil, kellel veel on ajateenistus läbimata ja ees ja mõtleb näiteks laevamehaanika peale, siis ma arvan, et igati hea võimalus saada esimesed ristsed näiteks juba mereväes ära. Just. Ja ma vaatan, jah, siin on jälle üks entusiastik noormees, kes soovib midagi küsida. Mis olid kõige suuremad erinevused merevägi ja see mehaanika, laevamehaanika, milles sa praegu õpid? Laevamehaanika on ikkagi üldjoontes samamoodi, et diiselmootorid, erinevad separaatorid, pumbad. Suurem erinevus oligi see, et oli sõjaline otstarve juures ja erinevad ettevalmistuseks mingiks sõjaliseks olukorraks. Aga üldjoontes, kui oli siuke rahulik aeg, siis laevamehaanika poole pealt oli samamoodi. Jah, et üldised fundamentaalsed algpõhitõed on ikka samasugused, aga just. Ma vaatan, et sul on üks kena vorm ka siljas, et kus selle said ja? Kõik Mereakadeemia laevajuhtimise ja laevamehaanika tudengid on kohustatud kandma koolivormi, kui nad käivad loengutes. Ja laevamehhaanikutel on erand, kui nad teevad mingit musta tööd, siis on tunked seljas ja on erand laeva või selle koolivormi kandmisest. Üldjoontes on meil kõik samasugune, on vahepeal kas pikad käisid ja lips, lühikest käisid ja lips, ilma lipsuta lühikest käised või siis sviitriga ja lips seljas kaelas.
Ja ma kuulsin, et peale vormi pakutakse vett ja leiba ka. Just laeva juhtimise ja laevamehaanika tudengitel on riigi poolt tagatud toit 3 korda päevas. Hommik, lõuna ja õhtu. Ja kui isegi veab, siis aga näiteks tulen kuskilt Elvast merekaudsest kohast, aga peavarju on vaja, et mis siis teha? Kas akadeemia või keegi pakub ka mingeid võimalusi? Siis, kui on kuskilt kaugelt tulek ja ei taha iga õhtu tagasi sõita sinna, siis on võimalik taotleda ka ühika koht Siidisaba ühikas või siis TalTechi Mustamäe peamaja taga olevas akadeemiatee ühikas. Et ma ise olen ka praegu seal akadeemiatee ühikas ja kooli sõidab sinna umbes pool tundi. 30–40 minutit sõidab sealt siia Mereakadeemiasse. Saab elatud küll ja pole hullu midagi. Jah, kui hommikul on kõht tühi ja tunned, et tahaks midagi süüa, siis sõidad bussiga siia, õpid raamatukogus ja siis lähed loengusse. Ei, väga mõistlik plaan. Ja Mihkel on nii tore ja entusiastlik tudeng, et kui keegi soovib tudengi varjuks minna, siis ma arvan, Mihkel võtab hea meelega vastu ja näitab ära, kuidas asi käib. Absoluutselt hea meelega võtan kõik vastu. Et Kirill, te olete väga hea sümbioos sellest, et natukene tulite konkreetse eesmärgiga akadeemiasse, et teadsite, et hakkate maa peal töötama, aga natukene on ka seda meremaitset suhu saadud. Aga kui te nüüd tagasi vaatate omal ajal, et mis 3 soovitust te annaksite näiteks esimese kursuse Kirillile? Kadetile. Kadetile. Iseenda plaanis selles mõttes, iseendale, kui oleks selline võimalus. Õppi paremini. Tulevikus on neid teadmisi vaja. Muidugi sa elus pärast alati õpid juurde, õpid. Et akadeemia annab sulle talkteadmised, aga praktikas sa õpid rohkem ja rohkem. 3 pidi olema, jah? No võib vähe, ega me ei pea punnitama, aga kui jah, selles mõttes, et elukestev õpe on kindlasti see, et kindlasti päris elus reaalselt jookseb see pusle tükid kokku, et miks ma midagi, mille jaoks me õppisime mingeid aineid, et siin täitsa ilmaasjalt ei ole midagi õppekavasse pandud. Et õppe hästi, et kõik ained on olulised, et erinevad põhiained, et seal ka ei tasu lohakas olla. Ja ärge kartke, et Mereakadeemiasse tulek oli õige valik, et ei ole vaja kahelda selles, kui te kunagi peaksid selle otsuse tegema. Jah, Tarmo, kas ka midagi ütlema? Ma mõtlesin, et võib-olla üks soovitus on see ka, et meeskonnatöö nagu laevas on ka koolis ja see on selline hea edasiviiv jõud. Näiteks mina tulin alguses ametikooli ja siis akadeemiasse. Me nimetasime seda grupivaimuks, et 4 meest võtsime alati jõu kokku, kui tulid raskemad hetked, raskemad eksamid, õppisime koos ja kokkuvõttes läbi 9 aasta vedasime kõik koos läbi ja heade tulemustega, et üksi alati ei peagi kõike punnima, et kui oled sotsiaalne ja oskad meeskonnatööd jagada, siis see tuleb väga kasuks ja ma arvan, et see on hea koostöö. Jah, ma arvan, siis jutt. Aga kuna Tarmo, sa oled meist praegu siin ainsana tegev meremeest, kes reaalselt ka laeva pool töötab, et kas on mingi huvitav seik või seiklus, mida jagada saaks või rääkida üldse sellest, et kuidas noorele mehaanikule see protsess käib, et milline see praktikastruktuur on ja kuidas praktikat leida üldse või mis need esimesed praktikakogemused olid, et kindlasti ma tean, et on väga palju legendaarseid meremehe jutte, mida võib siin päevi kuulata, aga kas on mingi lõbus seik, mida jagada ka noortega? No eks lõbus on kogu aeg ja iga päev ja see just, kui võttagi see, et iga päev on lõbus,
tuleme jälle selle meeskonna töökoha poole peale tagasi, et kui sa ise oled õpivõimeline, hea suhtleja ja näitad huvi üles, siis kindlasti on sul kergem ja parem ka praktikal. Sest alati igas inimeses peitub võib-olla mingi laiskus sees, aga kui sa näitad huvi välja ja oled koostööaldis, siis sa kindlasti saad alati palju kaasavamaid ja paremaid töid kui ainult nagu praktikantidele või oileritele koristamine ja pesemine. Aga kui sa ise ei näita huvi välja, siis saadki kogu aeg koristada ja pesta, et eks see käib nagu käsikäes. Ja alati võib ju käia mööda, lähete ju praktikale, teil on praktikapäevik, peate täitma seal tehtud tööülesandeid ja kui on vaja koristada, siis puhtus on ju ka masinaruumis kogu selle alus, et puhtas masinaruumis on ka töötavad seadmed, selle eest saab kohe aru, et milline on nagu peremehe käsi laevas. Aga kui hakata seal võib-olla protesteerima, et miks ma siin pead koristama, et ma ei tulnud ju koristajaks, ma tulin laevamehaanikuks õppima, siis praktikapäevik järgi saab välja võtta, et näed, aga teil on siin kirjas, et ka värvimine on siin sees, aga enne värvimist tuleb ikkagi pesta, et siis võite terve pilsiga üle värvida, et mis on nagu 10 korda suurem töö. Et just tahtsin seda hästi öelda, et kui sa ise oled, näitad huvi oma eriala vastu ja õpiimuline, siis meeskond kohtleb sind ka kui meeskonna liiget ja saad mugavalt ja rohkem teadmisi ka nendega koos tööstada. Mihkel, et sul on praegu 3. kursus, see tähendab, et 2 aastat on veel seilata seda akadeemia mereteed. Et sul käib ka praegu praktika otsimine nii-öelda pooleli, et kirjelda natukene seda protsessi ka ja näiteks, mis sind peale praktikat ees ootab, et kas on mingid lõpueksamid või kuidas see diplom siis lõpuks kätte saada? Hetkel on jah, mul ees praktikakoha otsimine, et peale 3. aastat nii laevajuhid kui ka laevamehaanikud lähevad pikale praktikale ja mis kestab siis vähemalt pool aastat. Meil on vähemalt 6 kuud vaja merd sõita ja selleks on meil aega 12 kuud. Ehk siis enne järgmise aasta septembrit peame olema vähemalt 6 kuud merel olnud ja selle aja jooksul täidame praktikapäevikut ja hakkame kirjutama siis käimasoleva praktika aruannet. Ja selle aruande kaitsmine on siis meil lõputöö eest ja see toimub siis järgmise aasta sügisel, kui hakkab pihta 4. kursus. Sinna praktika aruandesse lähevad kõik erinevad tööd, mis sa oled teinud, erinevad nagu pildid ja nendest seadmetest, mille kallal sa töötasid ja sellega sa nagu näitad, et sa päriselt olid praktikal ja päriselt õppisid kõiki neid asju, mis sul vaja teada on, et kunagi vahimehaanikuna töötada. Ja siis lõpus on mõned eksamid ka ja saab diplomi kätte ja saab seilama minna. Just. Ei, väga mõistlik, et mind on küll ära räägitud ja ma arvan, et järjekordselt sõlmime teiega ka. Lööme käed kokku ja teeme lepingud ära ja tulete laevamehaanikat õppima, sest et tõesti selline eriala, kus on reaalne töövõimalus nii merel kui ka maal, on, ma arvan, väga selline suurepärane alternatiiv, eriti kui meri soontes voolab ikkagi meri ja südames on ka meri. Et väga selline praktiline ja huvitav eriala, mida siis omada. Ja kui ma küsiks teilt, et miks tulla Mereakadeemiasse? Et igaüks võite midagi öelda. Laevamehaanikat õppima siis. No, aga põhihüüdlause, et me oleme tegijad maal ja merel. Ja no ma arvan, et see on selline
elu läbi väljakutseid pakkuv eriala, et kui ikkagi mehaanikaala huvitab, kui mina läksin kunagi merekooli, siis ma olin väga huvitatud mootoritest, tehnilistest seadmetest ja mehaanikast, siis kindlasti oli variant, et minna automehaanikuks, aga see laeva süda on kordades suurem ja massiivsem ja hõlmab palju rohkem seadmeid, millest ma nii palju ei teadnud ja see pakkus nii palju huvi ja ma täna absoluutselt ei kahetse seda, et merendusvaldkonda tulin ja see tunne ei petnud mind. Ma lisan omalt poolt, et Mereakadeemia lõpetajad alati leiavad endale hea töökoha, olgu see kas maal või merel, et töötu ei jää ja palk on ka korralik. Minu meelest. Ja kui on tehtud uuringuid ülikoolide vilistlaste kohta, keskmine palk on Mereakadeemia vilistlastel ülikoolidega võrreldes kõige suurem. Ma ütleks omalt poolt, et kui sul on huvi ja ambitsiooni tegeleda hästi mitmekülgsete aparaatidega, siis kindlasti laevamehaanikuks. Et pagan, mul oli üks hea lause praegu, aga jooksis meelest ära. Põhimõtteliselt on laevamehaanik, elab leiutajate külas, et sul tekivad erinevad probleemid, sul ei ole alati käepäraseid lahendusi ja sa pead kasutama oma nutikust ja baasteadmisi, et midagi välja mõelda. Siin on suure ringile siin anonüümne küsimus tekkinud, et kas, kui laevamehaanik laeva läheb kuuks ajaks, et kas ta selle 6 aja jooksul päikest ka näeb vahepeal? Absoluutselt. No näo järgi kindlasti näeb, sest ta on ju tahmane, et nagu oleks päikest saanud. Aga laevas on ikkagi töö- ja puhkeajad ja vahikorrad. On ta siis 4/8 vaht või olen mis vahisüsteem, sest 4 tundi töötad, 8 tundi on vaba. Ja tuleb ette muidugi ootamatuid töid, kus sa pead vahel rohkem tegema tööd ja kui tahaksin võrrelda, siis kui ma enne rääkisin, et kuidas maal ja merel olla, siis laeva peal on sul nagu iga päev on nagu esmaspäev. Et ma ei tahtnud öelda, et sinine esmaspäev, aga maa peal olles sul on iga päev reede, et kui sõber küsib, et mis sa teisipäeval pikutad, siis aga no ütlen, et pikku sai känne. Ja ma natuke täiendan, et kui väga pikaks ajaks ei taha merele minna, et päikest rohkem näha, siis võite alati riigisektorisse tööle tulla. Meil on lühemad graafikud, võib nädal aega tööl olla, nädal aega kodus või 2 ja 2 nädalat, nii et variant on. No, osades laevades, kui ma eksin, ju masina kontrollruum on ka juba sillas, et näeb aknast välja ka. Siis täitsa koopasse ära ei lähe kuuks ajaks. Jah, see oleneb täitsa laeva tüübist ja sillas masina kontrollruum on juba väga levinud ja kui vaadates nüüd tuleviku tehnika arengut, ka maailm liigub selles autonoomsete laevade poole, siis ma võin kindlasti öelda, et laevamehaanikute eriala ei kao mitte kuhugi. Pigem võib-olla on need türimehed seal natukene mures. Aga mehaanikute eriala võib natuke muunduda ja kui täna IT ja kübermaailmas võime juba siis neid opereerida distantsilt. Et jah, et mehaanik ei pea alati masinas istuma ja ma arvan, et tulevik on selles suunas, et näeb rohkem päikest kui türimees. Ei, see on super, ma olen küll müüdud. Kirill rääkis ennem tööle tulemisest, et kas näiteks noored, kellel on huvi, kas praktikavõimalused on praegu siis olemas ka teil seal? Jaa, absoluutselt. Riigilaevastik pakub praktikat ka, et
noh, näiteks Jäämurdja Tarmo, Eeva 316, meie suuremad laevad, et isegi see uus laev, mida praegu ehitatakse, et sinna saab ka praktikale tulla, et spetsiaalselt planeerime sinna kajuteid praktikantide jaoks. Nii et kõik on tere tulnud, et kui on huvi, siis tasub kirjutada riigilaevastiku üldmailile ja see suunatakse õigesse kohta. Ja, et siin Mihkel saab ka juba võrku kududa natukene, et poole silmaga... Ma just tahtsin küsida, et kas oleks võimalik tulla. Kindlasti. Jah, see on juba hea näide, et koostöö käib kogu aeg ja kõik on väga harmooniline. Aga aitäh teile, et siin laevakellad juba löövad, et peame kokku tõmbama. Et kas kellelgi on veel lõpetuseks midagi põhjapanevat öelda, millega see müügidiil lukku panna? Väike kommentaar, et see vormiriietus, millest räägiti, et see on väga hea. Et hommikuti ei pea mõtlema, mida selga panna. Et alati samad riided. Nii laevas kui Mereakadeemias õppides. Ja kõht on ka alati täis, et peoajaks saab rohkem raha. Ja Mihkel, sulle meeldib põhjapanevaid lausid öelda. Ütle lõppu midagi noorele tudengile, tulevasele tudengile. Kui vaid saaks tunkedega loengus käia. Aga jah, kõike saab laevamehaanikas ja tulge kindlasti. Ma arvan, et pole üldse küsimust, et see on kindlasti jätkusuhtlik, saab töötada igal pool ja leib on ka laual. Jah, võt nii. Aga teeme suure aplausi meie esinejatele.